Hei, Maria jällegi siin ja seekord videoga leiva küpsetamisest. Alati kui leiba teen ja seda enda Instagramis jagan, saan mitmeid kirju ning tahangi teile näidata, et leiva küpsetamine ei ole üldse raske ega keeruline asi. Leiva valmistamine kestab siis 2 päeva ja esimese päeva hommikul võtangi külmkapist leivapoja välja, võtan karbilt kaane ära ja jätan ta terveks päevaks lihtsalt kapi peale seisma. Leivajuuretist on võimalik ise täiesti nullist ka kodus teha, aga lihtsam viis on see osta, näiteks taluturult või küsida kelleltki, kes ise kodus leiba teeb. Esimese päeva õhtul, kui leivapoeg on lihtsalt kapi peal terve päeva seisnud, panen ma ta suuremasse kaussi, lisan 420 ml käesooja kraanivett ja 130 grammi rukkijahu. Segan selle vispliga korralikult läbi, katan kausi toidukilega ja jätan soojemasse kohta seisma. Teise päeva hommikul võtan kausilt toidukile ära ja hakkan käärinud juuretisele asju lisama. Mina kasutan taigna segamiseks ja sõtkumiseks köögikombaini abi, kui aga see masin sinul puudub, siis tee kõike käsitsi. Kõigepealt lisan käärinud juuretisele 2,5 teelusikatäit soola ja 0,6 detsiliitrit suhkrut. Sinna juurde lisan 130 grammi rukkijahu ja 260 grammi nisujahu. Siis sõtku käsitsi või kasuta selleks köögikombaini. Kui näed, et koostisosad on segunenud, võta järgmiseks korraks leivapoeg. Jäta see lahtise karbi sisse kerkima ning päeva lõpus sulge kaanega ja pane külmkappi. Mina siis panen selle külmkappi tavaliselt pärast leiva küpsetamist. Nüüd on see aeg, kui saab taignale lisada mida iganes sa soovid. Näiteks mina panen alati rosinaid ja seemneid. Sõtku jällegi kõik korralikult läbi ja valmista ette leivavorm. Võid leivavormi lihtsalt võiga igast küljest ära määrida või võtta kasutusele minu nipp. Mina kasutan seda nippi, et kortsutan jooksva vee all ühe küpsetuspaberi lehe. Siis ta muutub pehmeks ja ma saangi ta leivavormi panna. Niimoodi ei pea ma võiga ja rasvaga mässama ja saan ka pärast leiva ilusti vormist välja. Kui kõik on korralikult läbi segatud, siis panen taigna küpsetusvormi. Teen käe märjaks ja silun märja käega ilusti taigna ühtlaseks. Teen sinna taigna sisse ka 3 nii-öelda armastuse auku ja soovi korral võib nüüd ka taignale veel seemneid peale lisada. Panen siis taigna vormiga külma praeahju rätiku alla kerkima ja lasen leival kerkida vähemalt senikaua, kuni tainas on vormi ääreni ulatunud. Kui leib on ääreni ära kerkinud, võtan käte rätiku leiva pealt ära ja panen ka ahju põhja veega täidetud ahjukindla vormi niisutamiseks. Panen ahju tööle ja kasutan alati pöördõhu programmi ja esmalt siis kraadiks 250. Niimoodi küpsetada 15 minutit ja siis hakata kraade vähendama. Siis 225 kraadi 15 minutit, pärast seda 200 kraadi 15 minutit ja kõige viimaseks 175 kraadi 15 minutit. Ehk leib küpseb kokku tund aega ja iga 15 minuti tagant tuleks siis kraade 25 kraadi võrra vähendada.
Iga temperatuuri muutmisega mina ka niisutan leiba ehk siis pintseldan lihtsalt veega leiva pealt ära. Tund aega küpsetamist ja leib ongi valmis. Lasen aga leival enne lõikamist veidi jahtuda ja seista, kuid nüüd on õige aeg panna kerkinud leivapoeg järgmiseks korraks külmkappi. Võis küll tunduda, et leiva küpsetamine on keeruline ja aeganõudev tegevus, kuid olen kindel, et kui teed selle protsessi üksi ise läbi, näed, et tegelikult ei ole see üldse keeruline ega raske. Loodan, et proovid ka ise leiva küpsetamise järele, tunned enda üle uhkust ja ehk hakkadki iganädalaselt enda perele ise leiba küpsetama. Aitäh, et video lõpuni vaatasid ja lasid end inspireerida. Head järeleproovimist!